üks avaldis, mis tuleb lihtsustada. Nii et alustame sellest, et vaatame, mis meil üldse on. See murd on suhteliselt lihtne tundub, siis siin on jagamismärk ja siis siin on üks suurem selline pusa. Ja nüüd selleks, et seda lihtsustada, ma vaatan, kas siin on midagi, mida ma saan ühes murrus juba omavahel taandada. Nii et kui ma väga tahaksin, siis ma saaksin öelda, et see on ruutjuur x korda ruutjuur x ja siis ma saaksin siit ka ruutjuur x-i korda ruutjuur x-i sellest x-ist. Aga ma arvan, seda ei ole vaja teha, nii et las ta praegu on, nii et seda murdu ma väga praegu ei puudu. Et vaatame, mis selle murruga on. Nii et kirjutan selle välja. Nii, siis siin on jagamismärk. Jagamine on sama, mis pöördarvuga korrutamine. Ja ma kirjutan siia korrutusmärgi ja siis selle murru nagu vastupidi, ehk siis selle murru pöördarvu. Nii et mul on siin 3 pluss ruutjuur x ruudus miinus 3 miinus ruutjuur x ruudus. Ja siin all mul on nüüd 9 miinus x. Ja siin sellest ma tunnen ära, et siit saab tegelikult kasutada seda valemit, kus on a miinus b korrutada a pluss b ja see võrdub siis a ruut miinus b ruut. Nii, ja kuidas seda teha saab, on see, et 9 ruudus miinus, mis siin peaks olema ruudus, siis oleks ruutjuur x, et saada seda valemit kasutada. Nii, ma saan kirjutada selle sama asja niimoodi, 3 pluss ruutjuur x korrutada 3 miinus ruutjuur x. Nii, ja siit edasi minna. Nüüd see mõte, mis mul enne oli, et tuua ruutjuur x selle asja ette siin, see nüüd sobiks, sest meil on siin põhimõtteliselt pärast võimalik taandada sellest, nii et ma saan kirjutada siia ette ruutjuur x korrutada 3 miinus ruutjuur x. Ja praegu ma siin taandada ei saa, sellepärast, et siin on veel miinusmärk. Ma saan taandada siis, kui need on kõik omavahel niimoodi korrutatud. Aga praegu ei ole. 12 x siia. Ja siit ma ei saa midagi taandada selles murrus siin. Nii et mis ma teen on see, et ma lihtsalt avan need sulud ja taandan erinevad need arvud, mis siit välja tulevad. Nii et 3 pluss ruutjuur x ruudus on 9 pluss 2 korda 3 korrutada x. Siin ma kasutan seda valemit, et nii, ma kohe näitan, mis valemit ma siin kasutan. See on see valem, et a pluss b ruudus on a ruut pluss 2ab pluss b ruudus ja siin on a miinus b ruudus võrdub a ruut miinus 2ab pluss b ruut. Loomulikult võib lihtsalt ka niisama välja arvutada, mis siit tuleb ja siis taandada lihtsalt nii on natuke kiirem ja kergem, kui on valemid peas. Nii, pluss a, nii ma jõudsin siia, nüüd on miinus ja kõik, mis siit sulust tuleb ka miinusega, sellepärast, et siin selle sulu ees on miinus. Nii et meil on 9 miinus 2 korda 3 korda ruutjuur x pluss x ruudu või ruutjuur x ruudus, nii et x. Ja kõik see on jagatud jätkuvalt selle 3 pluss x ruutjuur x korda 3 miinus ruutjuur x. Nüüd me saame taandada sellest teisest võrrandist või sellest teisest avaldisest. Nii, mis me siin taandada saame? Siin tuleb 9 miinus 9, nii et see langeb siit ära. Siis siin on jääb alles on ju 6 ruutjuur x-i pluss 6 ruutjuur x-i, sellepärast et see miinus siin kehtib ka sellele. See miinus teeb selle pluss x. Ja siis siin on see miinus kehtib sellele plussile, nii et x miinus x.
nii et see kaob ka ära. Nii et see on see, mis siia peale jääb. Ma poleks pidanud siia panema hoopis korrutusmärgi. Ja siin on all endiselt 3 pluss ruut juur x korrutada 3 miinus ruut juur x. Ja nüüd selle asemel ma kirjutasin siia 6 ruut juur x pluss 6 ruut juur x, ma saan selle asemel tegelikult kirjutada lihtsalt 12 ruut juur x, ma juba liidan need kokku. Ja nüüd ongi see hetk, kus ma saan hakata taandama. Ma vaatan, mis siin taandada on. Kõigepealt ma saan taandada, kuna nüüd põhjus, miks ma nüüd saan taandada on see, ja enne ei saanud, on see, et nüüd nad kõik on korrutis. Nüüd on kõik oma vahel korrutatud, meil ei ole siin ühtegi miinusmärki või asja vahel, et siin on miinusmärk, aga siin on sulud ümber ja see suurem asi on korrutatud selle väiksema asjaga siin. Need kõik on oma vahel korrutatud. Ja ma võin põhimõtteliselt kirjutada sellega niimoodi, et siin on hoopis need korrutusmärgid kummalgi pool. Mis ma saan taandada? Siin on 12, siin on 12, nii et need ma saan taandada. Siis siin on 3 miinus ruut juur x, siin on 3 miinus ruut juur x, nii et ma saan need taandada. Mis mul jääb alles on ruut juur x, korrutada ruut juur x, see on kogu x, ja siis alla jääb mul x korrutada 3 pluss ruut juur x. Ja nüüd need x-id ma saan oma vahel taandada. Nii et vastus tulebki mul 3 pluss ruut juur x. 1 jagatud 3 pluss ruut juur x. Ja see on ka õige vastus. Nüüd on see teine osa sellest ülesandest, mis on see, et põhjendage, kas vastus saab olla 1. Nii et seda teha. Ma kirjutan välja, et mis selle vastus tuli. 3 pluss. Kas see saab olla 1? Me näeme, et siin on kasutame võrdepõhja omadust ja korrutame selle lahti niimoodi, et meil oleks võib-olla natuke lihtsam näha, mis siin üldse toimub. Nii et meil on ühel pool on 3 pluss ruut juur x, teisel pool on 1. Mis ma tegin praegu oli see, et ma korrutasin selle ühe siin sellega ja selle ühe siin selle ühega. Ja sain sellise vastuse. Nii et see on see. Ja see on see. See on võrdepõhja omadus, et niimoodi võib teha. Aga vaatame, mis edasi tuleb siis. Meil on 3 pluss ruut juur x võrdub 1. Nüüd, mis peab olema selle asemel, et see võrdus oleks tõene? Kas on mingi asi, mida me saame siia asemele panna, et 3 pluss see midagi võrduks 1? Ja meil oleks vaja ju teha 3, mis meil teoreetiliselt on vaja teha, on 3 miinus 2 võrdub 1. Aga kas meil on võimalik saada miinus 2 sellest kätte, et kas ruut juur x saab võrduda miinus 2? Vastus on ei saa. Vähemalt mitte reaalarvude hulgas, sellepärast, et juure all ei saa olla negatiivne arv. Sest juure all ei saa olla negatiivne arv. Et see on see põhjendus, miks ei saa tulla selline asi. Aga siis võib ka mõelda, et aga äkki me saame liigutada selle pluss ruut juur x-i teisele poole, et äkki siis meil on kuidagi parem. Nii et mis me saame teha on 3 võrdub 1 miinus ruut juur x. Ja nüüd meil on vaja, et tuleks siia 3 võrdub 3. Et see võrdus kehtiks. Et mis x peab siis olema? X peaks olema miinus 2 jälle. Sellepärast, et meil on vaja, et see miinus siin muutuks plussiks, nii et meil on vaja miinus 2. Aga jällegi, kuna siin ei saa miinus 2 ruut juure alt tulla, siis see on ka võimatu. Nii et lõplik vastus on see, et ei saa, sellepärast, et juure all ei saa olla negatiivne arv. Ja see on ka siin õige vastus. Nii et see on see, kuidas seda ülesannet saab lahendada.